kokku pandud sellised kapslid, mis need mõlemad säilivad ilusti toatemperatuuril ehk siis Hello, olen Karmeli ja olen tervislikult toitunud ja elanud nüüdseks juba 2 aastat. Täna õpin fitness-treeneriks ja aitan kõikidel vägevatel naistel saavutada nende füüsilisi eesmärke. Minu tänane eesmärk on pakkida kohver üheks väga huvitavaks 10-päevaseks reisiks Bahreini. Bahrein on Lähis-Ida riik, täpselt Saudi Araabia kõrval. See on peaaegu Hiiumaa suurune saar, küll väiksem. Hiiumaa on 200 ruutmeetrit lausa suurem. Me läheme sinna koos oma elukaaslasega, temal on seal kardispordi maailmameistrivõistlused. Ma mõtlesin, et ma teen video sellest, et kuidas mina tervisliku inimesena saan hakkama riigis, kus on peamiselt Ameerika toit. Raja ääres ehk siis selles kohas, kus me enamus aega oleme, Bahreini suurimal vormel 1 rajal. Seal on ainult frititud pitsad, pelmeeni, frititud toidud. Ma mõtlesin, et kuidas ma hakkama saan. Mitte sellest aspektist, et appi ma olen pirtsakas, appi mul ei sobi see toit, vaid mul läheb süda pahaks. Ma lähen näost valgeks, seedimine läheb täiesti paigast ära, kui ma söön toitu, mida ma pole harjunud sööma. Niisiis, kuidas saan mina hakkama 10 päeva sellisel reisil, kus mul ei ole minu tavapäraset toitu, mul ei ole minu tavapärast treeningtingimusi ja ma olen naine selles mõttes, et see on ikkagi usklik riik ja väga palav riik, nii et seal saab olema raske, sest et Eestis ma olen harjunud suviti käima peamiselt lühkarites ja võib-olla trennipraades ja see on normaalne, on ju. Aga seal on selline väljanägemine siis naiste puhul nagu prostitutsioon. Ehk siis liiga paljastavalt ei tohi olla, süüa ma normaalselt ei saa, päike on mega palav ja kuum. Praegu peaks seal olema kuskil 25 kraadi, nii et väga hull ei ole, aga halb on see, et Eestis on samal ajal -10. Temperatuuri vahe on suur. Seega vaatame, mis ma selle jaoks siis kaasa suudan pakkida. Ma loodan, et midagi maha ei jää. Reis on pikk. Ma ei ole nii pikaks reisiks isegi varem pakkinud. Mis ma siis kaasa pakin? Ma alustan ravimitest. Mina võtan kaasa kõike, mis aitab mind minu krooniliste infektsioonidega ja haigustega. Ehk siis minul hingamisteed on selles mõttes pekkis. Et mul hakkab kõik väga kergesti kurku, ehk siis kui autos on konditsioneer, kui lennukis on konditsioneer, siis mul lähevad mandlid kohe paiste ja kurk muutub valusaks. Samuti võib hakata nohu, ehk siis ma võtan kaasa endale kindlasti strepsilseid selle meega, mis on siis lahjem variant ja tõmbab seda punetust tagasi. Siis ma võtan kaasa sellised imerohud nagu kelomürtool, see on looduslikest õlidest kokku pandud sellised kapslid, mis siis siin torustikus sul nagu kapslid lähevad lõhki ja kõik see eeterlik ja see looduslik õli hõng või see, ühesõnaga ta tõuseb siia hingamisteedesse kõik ja teeb kõik ilusti lahti ja tõesti paar tabletti päevas ja ta teeb 3 päevaga põhimõtteliselt nohu korda. Plaastrid kindlasti, sest et iga väiksemgi kriim võib tekitada suuremat infektsiooni, kui pole haav puhtas keskkonnas. Söötabletid, sealne toit, ma ei ole selle toiduga harjunud. Ma olen selles mõttes tervisliku toidulauaga ja kõik, mis mu seedimise võib korrast ära lüüa, selle vastu aitab söötablett. Baby wipes'id, ma ostsin selle Pepkost, see maksis mingi 1,30 ja siin on 72 tükki sees. Ehk siis see oli mingi 3 korda odavam kui toidupoodides. Soovitan Pepkost osta selliseid asju. Päikse eest kaitsen ma oma nahka kindlasti päiksekreemiga. Ma võtsin endale 50, sest mu nahk on väga õrn, ma olen lumivalguke. Järgmine kott on mul kõik, mis puudutab hügieeni. Peamised asjad, mis ma võtan enda kehale ja juustele kaasa, kehakreemid näole ja kehale, sellepärast et seal on väga kuiv kliima
ja kuivas kliimas on minu jaoks oluline ta nahka niisutada, sellepärast et mul hakkab nägu lihtsalt koorma. Ja juuksed, mul on planteeritud juuksed, mis tähendab seda, et kui nad saavad veel kuiva või mingit kuivatavat stiimulit, siis nad lihtsalt hakkavad pragunema. Selle jaoks võtan ma kaasa natuke kvaliteetsema juukseõli ja juuste otstele siukse tervendava kreemi, mille ma peale pesu panen ja siis see hoiab neid ära nagu pusasse minekust, mis on väga tõenäoline juhtuma kuivas kliimas ja üldse kuivade juustega. Meigi eemaldaja kindlasti, šampoonid ja tegelikult ma võtsin kaasa veel ühe lisa lastele mõeldud päiksekreemi. Riidid ma ei võtnud väga palju kaasa, olgugi et ma lähen 10 päevaks, siis ma ei jõua seal väga palju nüüd ka riideid vahetada. Ja võtsin kaasa siuksed pigem õhemad asjad. Rõhusin pikematele kleitidele. Selline peaaegu maani kleit. Muidu kui ma olen liiga paljastavalt riides mingisuguses sporditopis või lühikestest pükstes, siis võidakse mind pidada prostituudiks. Kui naine on liiga provokatiivselt või paljastavalt riides, siis loetakse seda prostitutsiooni alla. Ma võtsin kaasa siukse siidsalli, mille ma saan panna niimoodi õlgade peale, eest kinni siduda ja siis kaitseb ilusti päikse eest õlgu. Ja siis selline puuviljane jakk, mis ma saan siis õhtupoolikul peale visata, kui läheb jahedamaks või samamoodi päikse eest kaitseb. Riietest ma tegelikult palju rohkem kaasa ei võtagi, vaid need riided, millega ma lähen. Ma panen mingid retuusid, sinna peale dressipüksid, paar pusa üksteise peale ja siis mingi jaki. Kuna Eestist minnes on külm, siis oleks nagu hea, kui oleks rohkem riideid seljas. Lähme võib-olla kõige põnevama teema juurde, milleks on siis toit. Ja et kuidas ma siis hakkama saan selle oma toitumisega. Leidsin toidupoest sellised Põltsamaa valmis toidud, mahlane kanakarri ja ühepaja toit. Need mõlemad säilivad ilusti toatemperatuuril, ehk siis kui ma olen hotellis, siis ma jätan nad hotelli toatemperatuurile. Kui ma lähen hotellist välja, kus on siis kuumem ja palavam, siis loodetavasti nad ei lähe mul halvaks. Ma võtan need toidud kõik lõunateks, et hommikusööki ma saan ikkagi süüa hotelli bufees, mis ma loodan, et on, ma ei tea, tavaline hommikusöök, mingi muna ja munapudrud ja tavalised pudrud ja ma ei tea, midagi sükest. Ja õhtusööki me saame osta kas kuskilt suuremast toidupoest äkki, kui me leiame, või saame ka kuskil äkki restoranis süüa. Ma võtsin kaasa tatra sealihaga. Üks huvitav makaroniroog, ma muidu poleks seda võtnud, aga tundus, et koostis ja toitumisteave olid kõik head. Ma võtsin 2 sellist veiseliha-raguud köögiviljadega. Nii, käsipaga sisse ma võtan kaasa arvuti, kus ma saan lennu ajal filme vaadata. Ma võtan kaasa meelelahutust. Ma võtan üsna erinevat. Ma võtan Investor ajakirja, mingisuguse meelelahutusliku toiduraamatu ja siis võtan erialaseid selliseid teabevihikuid, ravikindlustus, mis tähendab seda, et kui minuga midagi juhtub seal koha peal, siis mingi kindla summa väärtuses maksab minu kindlustus kõik need ravikuluarved. Siis lennukisse kindlasti selline sall kaasa, sest et seal on konditsioneer, mina konditsioneeri ei talu ja see on kindlasti väga suureks abiks. Lennukisse ma võtan kaasa veel ka siukseid huvitavaid batoone. Mul läks väga kaua aega, et leida mingisugust batooni, mis ei oleks mingisuguseid tehislikke aineid ja suhkrut täis. Ma leidsin 2 varianti. Üks on mingisugune siuke Natural Life. Tundus koostiselt suhteliselt puhas ja siis ma võtsin 4 tükki sellist lastele mõeldud puuviljabatooni. Need on üliväiksed, aga koostis sellepärast, et nad on mõeldud lastele, on nagu palju parem kui igasugustes muudes batoonides. Nagu ma mainisin ka siis Strepsils kaasas käsipagasis, et ma saaksin vajadusel kohe võtta, kui mu kurk haigeks jääb. Silmaklapid ma
magan väga palju lennukis, samamoodi kõrvatropid, mis aitavad mul lennumürast eemalduda. Pähklid ka lihtsalt näksimiseks. Siin on mul ka päikseprillid ja lusikad, plastikust lusikad siis, mida ma saan kasutada, kui ma söön mingisugust oma toitu ja mul ei ole parasjagu võtta söögiristu. Käsipagasist kõik. Nüüd lisaks käsipagasile on meil lubatud võtta kaasa ka üks ese. Minu ese on see mini kaelapadi, sest et nagu ma ütlesin, siis lennukis ma magan palju ja see aitab mul paremini uinuda ja on mugavam, eriti kui reis on pikk. Nüüd ma ei tea, kuidas ma seda transpordin, aga mul on 2 kübarat. See on selle jaoks, et mu peanahk ei kõrbeks ära ja ta veits varjab ka mu õlgu ja eelkõige siis nägu, et see ei saaks päiksekahjustust, eks ole. Aga kuidas ma seda transpordin, eriti 2, ma ei tea. Ilmselt ma panen nad üksteise sisse ja siis lähen niimoodi. Natuke naljakas on. Aga mis teha? Nii on. Loomulikult võtan ma kaasa kõik vajalikud dokumendid. Viisa teeme seal koha peal. Koha peal pidi olema ka odavam teha, seega see oli mõistlikum. Aga nüüd ongi juba aeg hakata lennuki peale sättima, sest lennuk läheb kohe-kohe. Bahreini. Jõudsime kohale, me lendasime 8 tundi kuskil ja terve päev sõitsime Eestist siia. Nii et eile õhtul me jõudsime magama kuskil kell 3 öösel. Täna hommikul me käisime hommikusööki söömas, mis oli väga täisväärtuslik ja ma sain väga tervislikult süüa. Nii et vaatame, mis see maa siis meile pakkuda suudab.